Tervist, 15. detsember. Täna oli meil siis päeval oli Harvest Ban ehk siis meil oli palavus oli. Meil oli circa, mis meil oli 38-39 kraadi päeval. Ja siis me ei saanud koristada, hommikul saime. Ja hetkel see seisuga on meil ilus päikseloojang seal tagapool. Nii et päeval me koristada ei saanud ja nüüd on meil vihm. Samuti on ka äike igal pool ringi välgutab ja paugutab. Ja hetkel sajabki vihma. Esiklaas on märg. Aga ei tea, rahulikult lähme. Rahulikult. Ma ei tea. Mingi hetk ilmselt lõpetame ära. Selline ta siin meil on. Lõbus. Üks asi, mida ei ole veel varem näinud. Kojamees käib lihtsalt ringis, sest et muidu ei näe mitte midagi välja. Vihma sajab. Aga ja küll me ei korista seda lõpuni. Me lihtsalt võtame selle rea võtame lõpuni ära ja siis on tänaseks kõik. Aitab küll. Mul juba vasaku poole tõmbas korraks umbesse. Hüppasime lihtsalt AB joone pealt välja ära. Ei hakka riskima sellega, et me laseme kombaini umbesse. Korraks see oht oli, et pigem mitte riskida sellise asjaga, et lihtsalt säästa ja aega kokku hoida. Sellel kombaini seal ees tõmbas heedri korraks umbesse. Minul tõmbas, mul umbe ei tõmbanud, mul tõmbas ainult ühe poole umbesse heedril. Lihtsalt märg oli ei söönud läbi ära, ei lõiganud läbi ära. Aga mis mul oli, mul viskas erroreid juba ette, et rihmad libisevad. Nii et targem on lihtsalt lõpetada ära. Nii on. Selline see elu siin põllu peal on. Täna õnneks varem minema, kell on 8. Nii et super. Vähe kergem päev. Ei hullu midagi. Vaatame, mis homne toob. Tahtsin teile kiirelt drooni pealt ka videot näidata. Siin on siis ühe põllu peal 2 loomadele, tähendab lammastele mõeldud joogi kohta. 2 tiiki, kus nad siis joomas saavad käia. Sellised võimalused. Üks oli just seal ja teine on kohe siin. See on lihtsalt väiksed pisikesed kohad. Mingil määral hoiavad seda vett. Ja siin on siis näha, selle põllu peal oli kaer. Ja sellised põllud on siin ülepool nähtavad. Selle alumise põllu peal, mis vasakul pool all nurgas näha on, selle peal oli raps. Selle peal käisin ma koristama. Ja see on siis meie maja juures, ööbimiskoha juures. Proovisin midagi huvitavat. Tundub, et asi hakkab käppa saama. Tadakesi, ettevaatlikult. Ja selline see meie majake on. Meil oli kerge Harvest Ban korraks 8 tunniks. Ja nüüd sai korra käidud majutuses söömas. Ja nüüd olen tagasi. Kõige tähtsam asi siin on veepitt. Ehk siis natukene vett, et esmane tuulekahju ära kustutada. Selline ta siin on. See peab olema siis koheselt sama põllu peal valmis. Ja autole taha haagitud. Et oleks kohe valmis minema, liikuma.
minu kombain siin ootab. Reokad on seal. Ja selle põlluga me just alustasime. Täna lõpetasime eelmise põllu ära. Ja nüüd hakkame sellega kohe tegelema. Vaatame, kuni kõik on kohal. Paar piiska vihma juba tuli. Nii et saab põnev olema. Nagu näha oli siis eile, kui saime peale harvestmanni saime tööle, siis hakkas õhtul vihma sadama. Suur tõenäosus on, et täna juhtub sama asi. Aga loodame, et mitte. Äkki saab selle harvesti lõpuks lõpuni teha. Siin ta siin on. Heeder 12 meetrit lai. Kombain. Joonistused peal. Siin kõige tähtsam asi on isolator, ehk siis massilüliti sisse, siis saab minna, hakata alles masinat käima panema. Mis siin on? Rapsipõld on. Viimaste andmete järgi oli keskmine saagikus 2,5 tonni hektarilt rapsi, mis on küllaltki hea. Aga see on keskmine saagikus. Eks need saagikused varieeruvad siin olenevalt põllust. Mõne põllu peal on see saag parem, mõne põllu peal halvem. Kõik põllud ei ole samasugused. Aga jah, hetkel punker rapsi täis. Ma midagi suutsin ennem veoauto peal ära panna, et ma ei laseks ühte tigu endal siin umbesse. Et vast on korras kõik. Aga eks läheb minna varsti. Mis meil muud läheb? Kärbsed. Nagu kuulda on juba, ma kuulen seal tagapool, seal kus need pilved on, seal müristab. Ja praegu võeti korraks ära. Midagi kukkus veoauto pealt, kukkus maha, nii et minnakse, otsitakse see ülesse. Aga hetkel on jah sellised lood. Ma olen siin natuke rapsi koristanud. Katuse peal on ka. See on juba, ma ei tea, iidamast seal. Aga jah, selline ta on. Siit saad siis proovi võtta. Sääned on, ma ei tea, kui hästi näha on. Siin on üks väike tigu. Ma ei tea, kui hästi seda näha on. Ma ei tea, kas siin veel midagi võtad on. Siin on rohkem ei ole. Natuke katkiseid rapsiterasi on. Hullu ei ole. Natukene prahti ka. Siin on vähe suuremad tigod. Need. Siin on tigu. Tigusi on jah päris palju siin põllude peal see aasta öeldi. Aga mis seal ikka? Kui on, siis on. Ega midagi selle vastu teha ei saa. Aga jah, mina ümber 9 heedri peal. Heedri. Siin kutsuvad nad heedriks seda. Aga siis kombaini peal. Ega väga midagi muud ei olegi. Mis on? Mida ma olen tahtnud näidata? Kombaini peal on kõige tähtsam asi. Kõige tähtsam tööriist. Selline huvitav võti. Keevitatud siia 6 kanti otsa. Ja 13 leht. Sellega saad põhimõtteliselt igale poole kombaini juures ligi. Seda 6 kanti läheb vaja, et saada külje luuk lahti teha. Lahti. See on raske teha. Nii. Niimoodi tulebki lahti. Eemale. Koputud peale, siis tuleb tolm maha. Siis tuleb krae vahele seda. Aga jah, siin on nagu kombainil kombeks. On väga paljud määrimiskohad on välja toodud külje peale siia. Siin on ka, et see on siis iga hommikune tegevus. Kui on, või tehakse õhtul, aga tavaliselt on tehtud hommikul seda. Ja mis on veel? On õhuga puhastamine, mootoriruumid, õhufiltrid. Ega siin midagi rasket nagu ei ole. Sääne ta siit välja näeb. Natukene on tööd tehtud sellega küll.
ma arvan, et ma võin julgelt väita, et circa üle 1000 hektari kindlasti on ära koristatud. Kombaini sisse ka. Siin on siis sõelad. Jah. Aga mis siin ikka? Vaikselt tuleb hakata settima töö suunas. Kütus sai meile eile otsa ja siis viisime eile ta tankla juurde ära ja täna tankiti täis ja tõime ta peale Harvestpenni ära. Põhimõtteliselt nüüd oleme valmis minema. Ja ongi meie koristushooaeg läbi. Eilse õhtuga sai koristatud lõpp. Ja täna siis me viime masinad tagasi töökoja alla. On circa, mis meil on, 15 kilti minna. Kõige tunniajane põks. Siis tuleb teha masinad puhtaks ja ongi selleks aastaks läbi. Ausalt öeldes seda hetke väga pikki silmi oodanud. Lihtsalt tunned, et mingi hetk hakkab piir ette tulema, enam ei jaksa. Aga ütleme nii, et oli väga hea nagu väljakutse. Sai tehtud, nähtud, oldud. Kõige parem uudis selle juures on see, et heedreitega kombaini mina lasta ei suutnud. Et selle üle olen ma uhke. Uhke, õnnelik. Vahet ei ole. Ega lihtsalt hea meel selle üle, et minul seda õnnetust ei juhtunud. Mis ma ikka oskan öelda? Mul on veel ilmselt selle nädala lõpuni oleme siin ja siis ootavad juba ees järgmised seiklused. Tere, tere! Mis tere? Head aega. Head aega ettevõte. Viimased päevad on olnud kiired. Ja... Mis kiired? Sul oli 2 vaba päeva. Jah. Sa käisid ühe päeva, käisid seal tööl korraks. Jah. Viimased toimetused ja koristasime ühel pool. Masinad sai mul puhtaks tehtud. Ütleme nii, et selle ettevõttega on lõpparve tehtud. Ja ütleme niimoodi, et see lõpp oli selline pingeline. Tuli natukene ootamasi. Ootamatult tuli see lõpp. Olgem ausad. Jah. Et aga mis teha? Ja mis meil ikka, me täna hommikul startisime ära sealt, hakkasime enda asjad kokku, koristasime toad ära ja oleme teel uuele seiklusele. Hetkel olemegi, meil on tänane reis on olnud üle 400 kilomeetri ja mõne kilomeetri pärast oleme meelde lõpp-punktis. Aga jah, ütleme nii, et Taane, ütle sina, kuidas sa ettevõttega rahule jäid? Ütleme niimoodi, et tööd sai teha, mingeid kogemusi sai, mitte midagi erilist. Et kindlasti on, mida seal ettevõttes saaks natukene paremini teha, aga absoluutselt jah. Aga läks nii. Mina enda tööd lõpetatud ei saanud. Et
mul oleks seal mingi 4 päeva jagu olnud veel tööd edasi. Aga kuna Priidul sai töö otsa ja tahtsime natukene liikuda, rännata, meid oodati juba. Meil on sellised plaanid ka, nii et siis pidime varem ära tulema enne minu lõpetamist. Et midagi katastroofilist ei ole. mis meil oli lõikuspidu ka nii öeldes, aga see andis natukene soovida. Jah, midagi erilist nagu ei olnud. Aga samas ta midagi oli, keegi ei saa nagu väita ka, et ei olnud midagi. Joodeti täis tühja kõhu peale ja siis tegid ise endale burgeri valmis. No vähemalt sai midagi süüa ja midagi juua. No ja. Aga samas, ma ei tea. Tasuta jook, tasuta söök. Seda küll. Aga mis ma veel tahan öelda, on siia lõppu. Rahulikke jõule teile kõigile sinna. Jah. Hoidke ennast, hoidke üksteist, hoidke lähedasi. Hoidke kätest kinni ja tehke paar kukerpalli. Muda sisse möllama. Ja minge tehke mõned mudamemmed ja lund ei ole ju, siis tuleb mudamemmesi teha. Olge tublid. Meie lähme vaatame. Meie hakkame nautima puhkust. Puhkust? Me puhkame nüüd ja seikneme ringi. Teil on seal sellised head külmad tilmad. Meil on siin praegu 31 kraadi kuuma. Sooja. Ja, see on soe. See on soe, see pole kuum veel. Ja. Aga selline see seiklus oli meid. Eesti terviseks siis. Terviseks.